Iraan arvas, et tal on kõik välja mõeldud. Raketid ja droonid, kasuta mõlemaid ning sa suudad USA tagasi hoida, põhjustades piisavalt kahju, et lõpetada operatsioon Eepiline raev. Iraan eksis. Kui tema kasutab tavarelvi, siis USA on just alustanud kosmosesõda. Tehnoloogia, mis on nii futuristlik, et see ei tohiks isegi olemas olla, hävitab osa Iraani kõige olulisematest relvadest ja laguneval Teherani režiimil pole selle vastu midagi teha. USA kasutab satelliite, et hävitada Iraani raketi stardipaigad. Kuigi me tahaksime teile öelda, et USA'l on võimatu kosmoselaser, mis tulistab nende paikade pihta kohe, kui need avastatakse, siis tegelikult see nii ei ole, vähemalt veel mitte. USA tegevus on sama leidlik, võimaldades Iraani stardipaigad kohe pärast kasutamist avastada ja minutitega hävitada. Selgitame olukorda. Kuna suurem osa Iraani sõjalisest infrastruktuurist on hävitatud, saab Iraan rakette tulistada vaid üksikutest kohtadest. Iraan peab olema ettevaatlik, sest USA hävitajad ja pommitajad patrullivad taevas, mistõttu tuleb raketid välja lasta turvalisest kohast. See peab olema piisavalt kiire, et Iraan saaks raketid välja lasta ja laskeseadmed varju viia enne vasturünnakut. See sobib Iraanile, kui õhutõrjeradarid lubavad. Neil on aega raketid välja lasta enne USA hävitaja saabumist. Just nii Iraan arvabki. Samal ajal, kui laskeseade välja tuuakse ja rakett välja lastakse, toimub kosmoses midagi, millest Iraan ei tea. Maa-orbidil tiirlevad satelliidid, mida juhib 2019. aastal USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal loodud USA kosmosevägi. Need satelliidid jälgivad pidevalt infrapunaanduritega. Kui Iraani rakett stardib, tuvastavad satelliidid selle soojusjälje ja määravad kohe stardikoha ning raketiheitja asukoha. Õhutõrjesüsteemid aktiveeritakse maapinnal nii kiiresti, et Iraani rakett hävitatakse enne, kui see jõuab sihtmärgini. See on Iraani jaoks halb, eriti nüüd, kui USA ja Iisrael on sulgenud Iraani kavandatud küllastusrünnakustrateegia. Veel üks ebaõnnestunud raketistart pole praegu vajalik. Sellest räägime peagi. Iraan ei arvestanud, et kosmoses tuvastatud soojusjäljed võimaldavad raketid hävitada juba maapinnal. Kui USA satelliit tuvastab raketiheitja asukoha, edastatakse info hävituslennuki piloodile, kes jõuab stardipaika mõne minutiga ja tulistab kaugmaaraketi. Raketi välja tulistanud Iraani sõdurid ei märka vastust enne, kui rakett tabab. Raketiheitja plahvatab. Iraani raketiinfrastruktuur saab taas löögi. See on sõda, milleks Iraan polnud valmis. Tehnoloogiline lahing USA-ga, kellel on palju rohkem trikke varuks, kui keegi oleks osanud oodata. Kuigi USA'l on veel viise, kuidas kosmost Iraani purustamiseks kasutada, millest räägime peagi, siis soojusanduritega satelliidid on tõenäoliselt suurim oht Iraani raketistrateegiale. New York Post-imet andmetel kasutatakse Iraani raketistardi jälgimisel satelliite ja maapealseid sõlmpunkte. Raketi väljalaskmisel registreerivad Ameerika satelliidid automaatselt infrapunakiirguse kaudu tekkiva soojuse. Maapinnal ja mis on tähelepanuväärne, peaaegu täielikult Ameerika Ühendriikides endas, mitte Lähis-Ida baasides, töötavad meeskonnad radoomides ööpäevaringselt. Need erilised radarikupolid, mis meenutavad maasse maetud suuri golfipalle, võtavad vastu kosmoseväe satelliitide andmeid ja kasutavad neid rakettide trajektooride ning stardikohtade arvutamiseks. See on äärmiselt tõhus tehnoloogiate kombinatsioon ning selle tulemusena on sadu Iraani rakette hävitatud juba enne, kui need jõuavad oma sihtmärkidele lähedalegi. Ameerika Ühendriikidel on siin kolmekihiline kosmosele keskenduv õhutõrjesüsteem, mis erineb varasemast maailmas nähtust. Satelliidid, radarid ja raduumid moodustavad varajase hoiatuse süsteemi, mis on nii arenenud, et Ameerika Ühendriigid saavad esimestena teada Iraani raketistardist ning saavad sellest teada peaaegu kohe, kui Iraan otsustab rakette tulistada. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid saavad vältida vägede saatmist Iraani enne täielikku valmisolekut, nagu selgitas endine kosmosevägede liige Bree Fram. Tõsiasi, et see ei ole massiline jalaväelaste kogunemine relvadega maapinnal, näitab, et see vägi on üles ehitatud kõrgtehnoloogiale ja selle kasutamiseks vajalikele teadmistele, ütleb Fram ajalehele The New York Post ning lisab. Need koos muudavad meid kõige võimekamaks jõuks maal ja hoiavad ameeriklased ohust eemal, kui nad täidavad kõige raskemaid ja riskantsemaid ülesandeid, mida me palume. Ameerika Ühendriikidel on praegu maa-orbiidil ülim strateegiline eelis. Kõrgemal positsioonil olemine on alati olnud eelis tavapärases sõjapidamises. See annab hea nähtavuse üle laialdaste lahinguvälja alade ja kaitsepositsiooni, sundides vaenlast rohkem pingutama territooriumi hõivamiseks. Uus kõrgema positsiooni vorm muudab mängu. USA'l pole nähtavust ainult suure künka ümbruses. USA näeb satelliitidega Iraani alati.
Ja mis puudutab Iraani vajadust rohkem pingutada, et kõrgemat positsiooni saavutada, siis see polegi laguneva Teherani režiimi jaoks isegi võimalus. See on toonud droonid ja raketid kosmosesõtta, kuid ei saa midagi teha satelliitide vastu, mida USA kasutab kogu Iraani strateegia purustamiseks. Mõju Iraanile näitab USA kosmosetehnoloogia tõhusust. Longwall Journali andmetel tulistas Iraan 4. märtsiks Lähis-Idas üle 500 ballistilise raketi sõjaliste ja tsiviilsihtmärkide pihta. On väär väita, et ükski Iraani rakett pole tabanud sihtmärki, kuid 2. märtsiks oli Iraani rünnakutes hukkunud 6 ja haavata saanud 18 USA sõjaväelast. Vähene ohvrite arv näitab, et enamik Iraani rakette ei taba sihtmärke, sest kõrgel taevas olevad soojusjälgimissatelliidid, mida palja silmaga ei näe, on peamine põhjus. BBC teatel väidab Iisraeli kaitsejõud, et operatsioonide eepiline raev ja mürisev joon algusest on hävitatud 70% Iraani ballistilistest raketiväljatulistamistest. Paljud sihtmärgid olid juba algusest teada ja sihikul. Kuid nüüd, kui Iraan on üle läinud strateegiale tulistada väikeses koguses rakette eraldatud paikadest, avastatakse need raketiväljatulistamised sageli Ameerika Ühendriikide kosmosevarade abil. Iga Iraani raketistart on suur risk. Iraan saadab iga raketi väljatulistamisega taevasse tohutu signaali. Mainisime hetk tagasi, et Iraan on nüüd piiratud üksikute raketi väljatulistamistega. See on veel üks suur probleem Iraani režiimi jaoks. See režiim on aastaid valmistunud sõjaks kõige tõenäolisemalt Iisraeliga, aga võib-olla ka USA-ga. Ettevalmistus hõlmas üle 2000 ballistilise raketi kogumist BBC andmetel. Iraani strateegia sõjas oli küllastada oma vaenlaste õhuruum ballistiliste rakettide ja droonidega, põhimõtteliselt õhutõrje ülekoormamiseks, et raketid ja droonid jõuaksid sihtmärgini, tekitaksid kahju ja sisuliselt heidutaksid vaenlast edasisi rünnakuid alustamast. Iraani vastupeetava sõja hind oli riigi sõjalise doktriini võtmeks, mille tugisambaks olid raketid. Iraanil on suured raketivarud, kuid satelliitide abil suudab USA tabada rakette ja hävitada stardipaiku, mistõttu küllastusstrateegia pole enam tõhus. Iraan püüab näidata, et operatsioon eepiline raev on kulukam, kui see väärt on. Väiksemad rünnakud USA baasidele teistes Pärsia lahe riikides teenivad Iraani eesmärki tõsta sõja majanduslikke ja poliitilisi kulusid, tirides need riigid vastu tahtmist konflikti, milles nad ise osaleda ei soovi. Aga see strateegia oleks Iraani jaoks palju tugevam, kui ta suudaks oma raketid välja lasta sellises mahus, nagu ta algselt kavatses, enne kui USA oma satelliidid mängu tõi. Nüüd peab Iraan raketistarte hajutama, mitte neid korraga massiliselt välja laskma. Seda näitavad Al Jazeera vahendatud Araabia Ühendemiraatide andmed. Operatsioon eepiline raev esimese 24 tunni jooksul lasi Iraan tol ajal välja 167 tiibraketi ja ballistilist raketti ning 541 drooni. 15. päevaks oli konfliktis alles 4 raketti ja 6 drooni. Sarnast näeme ka Iisraelis, kus Iraani sõja alguses välja lastud umbes 100 raketti on nüüdseks vähenenud üksikuteni. Kosmosevaeressursid polnud ainus põhjus. Soojusjälgimissatelliidid on sundinud Iraani raketirünnakutes strateegilisem olema, sest neid tuvastatakse juba stardihetkel ja ebaõnnestumise tõenäosus on suur. Tehnoloogia on seega olnud Iraani soovitud sõjapidamisviisi hävitaja. Asi on palju sügavam kui raketistarte jälgivad satelliidid. Tehisintellekt ja kübertehnikad on muutnud Iraani lähenemist. Enne edasiminekut tuletan meelde, et vaatate sõjaväeshow'd. Kui see pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Enne seda kui USA ja Iisrael. 28. veebruaril Iraani vastu rakettide ja pommide rahe vallandasid, kasutati Iraani tugitaristu nõrgestamiseks küber- ja kosmoseoperatsioonide kombinatsiooni. Need mittekineetilised tegevused sihtisid juhtimis- ja kontrollvõrke, radareid, sensoreid ning sidesüsteeme, raskendades Iraani režiimil reageerimise koordineerimist. Kõik juhid muudeti tolmuks. Kindral Dan Kane, ühendstaabi ülemate esimees, ütles, USA küber- ja kosmoseväe juhatus häirisid mitmekihiliselt Iraani suutlikkust näha, suhelda ja reageerida. USA võttis Iraanilt kosmosest nägemise, muutes selle sõjalise infrastruktuuri, eepilise raevu ja müürgava lõvioperatsioonide jaoks haavatavamaks. See oli USA, kes viskas Iraanile liiva silma, enne kui andis sellele järjest tugevaid lööke lõua pihta. Brent David Zianik, erru läinud USA õhujõudude ohvitser ja endine USA kosmosevägede programmi professor John Hopkinsi ülikoolis, selgitab New York Postile. Kosmoseväed tuvastavad radari asukoha ja teevad koostööd küberväe juhatusega selle segamiseks. Küberväe juhatus üritab Iraani radarit rivist välja viia.
See tähendab süsteemi ülevõtmist või sulgemist, tarkvara eemaldamist ja arvuti muutmist kasutuks. Nii et Iraan ei pea muretsema ainult sellepärast, et USA laseb oma hävitajad välja kohe, kui kosmosevägi avastab raketi stardikoha. Sihtmärgiks on ka radarid ja arvutid, mida kasutatakse Iraani poolt välja lastud rakettide juhtimiseks. See on juba iseenesest halb ballistiliste rakettide väljalaskmise seisukohalt, aga Iraani jaoks muutub see veelgi tõsisemaks probleemiks, kui meenutada, et ka nende õhutõrjesüsteemid tulistavad rakette. Õhutõrjesüsteem, mis ei näe, on süsteem, mis ei suuda takistada USA hävitajal või pommitajal sisse lennata ja hävitada järgmise objekti oma tohutus sihtmärkide nimekirjas. Kosmose- ja küberrünnakute koosmõju võimaldas USA-l ja Iisraelil 13. märtsiks tabada 15 000 sihtmärki, nagu sõnas USA sõjaminister Pete Hegseth. Umbes 80% Iraani kaitsevõrgustikust on võrguühenduseta, enamik juba konflikti esimese ööpäevaga, kuid mitte kõiki süsteeme ei hävitatud. Kosmosevägi tuvastas radarid. Ameerika ja Iisraeli küberväed lülitasid radarid välja, halvates Iraani õhukaitse. See oli vaikne sabotaaž, mis pani aluse kogu sellele edule, mida USA operatsiooni käigus koges. Ja see sabotaaž viidi läbi mitte maapealsete infiltraatorite, vaid orbiidil olevate satelliitide poolt. Side oli häiritud ja GPS-signaalid olid segatud, mis on samuti kaasa aidanud sellele, et Iraani raketipõhine strateegia ei saavutanud tulemusi, mida režiim lootis. Ja ka see, mis Iraani enda kosmosevägedest alles oli, on nüüdseks kadunud nagu todolind. Kuid selle juurde tuleme tagasi video lõpus, nii et olge meiega seni. Enne seda lisame segule veidi tehisintellekti. Nagu satelliitidest, mis tuvastavad raketistarte ja radaritest veel vähe oleks, on Iraan pidanud tegelema ka sellega, et USA kasutab tehisintellekti, vallandades tehnoloogilise laine Teherani suunas. NBC News teatas 11. märtsil, et USA sõjavägi kasutab Palantiri tehisintellekti võimalike sihtmärkide tuvastamiseks rünnakutes Iraani vastu. Tõenäoliselt kasutas USA Maveni luureprogrammi, mille Palantir lõi Anthropicu Claude AI-l. See süsteem võimaldab sõjaväelastel kiiresti töödelda palju luureandmeid ja seda kasutas USA Nicolas Maduro tabamise operatsioonis. See süsteem ei anna sihtmärkide valimise soovitusi. See toimib filtrina, eemaldades müra ja tagades USA sõjaväele ainult vajaliku luureinfo sihtmärkide valimiseks ja otsustamiseks. CBS News teatas, et Pentagon varjab, kuidas nad Iraanis tehisintellekti kasutavad, kuigi Hegseth soovib sellest USA sõjaväe põhiosa teha. Erru läinud USA mereväe admiral ja nüüd Kaitsedemokraatia fondi küber- ja tehnoloogia innovatsioonikeskuse vanemdirektor Mark Montgomery näitab, kui võimas see tehnoloogia võib olla. Sõjavägi töötleb päevas umbes 1000 sihtmärki ja ründab neist enamust, valmistudes uueks rünnakuks alla 4 tunniga. Montgomery räägib CBS-ile, et inimene on ikka kaasatud, kuid tehisintellekt teeb nüüd päevade analüüsi kiiresti ja ulatuslikumalt kui ükski varasem kampaania. Tõsiselt, Ameerika. Kosmosesõjast ei piisa. Operation Epic Fury 2 vajab nüüd ka tehisintellekti, millest Iraan vaid unistab. USA suudab nüüd tuvastada sihtmärke nii kiiresti, et saab reageerida jõule, mille ta on toonud Pärsia lahte. 10 hävituslennukid, mis lendavad lennukikandjatelt, saavad nüüd ööpäevaringselt missioone alustada, sest tänu USA tehisintellekti kasutamisele on neil pidev sihtmärkide voog. Mis puudutab Iraani, siis see ei saa isegi loota, et suudab USA-ga kosmosesõjas konkureerida. Ta ei suudaks seda niikuinii. Varem mainisime, et USA hävitas juba ammu kõik Iraani kosmosevarad. 5. märtsiks oli Iraani kosmoseväe juhatus kadunud, teatas Defense One. Kuigi see polnud USA tähtsaim rünnak Iraanis, tähendab see, et Iraan ei saa kasutada 13 kosmosesse lennutatud töötavat satelliiti, millest 3 kuulusid islami revolutsioonilisele kaardiväele. Sama allika sõnul pole Iraanil tegelikke antisatelliitvõimekusi. Iraan on seganud kommertssatelliitide signaale elektroonilise sõjapidamisega, kuid pole teada, kuidas see kandub üle sõjaliste GPS-signaalide segamisele. Tõenäoliselt ei suuda Iraan eriti midagi teha. USA ja Iisrael poleks tabanud 15 000 sihtmärki ja rohkemgi, kui Iraan seda suudaks. Iraanil puudub oma globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem, mistõttu nad sõltuvad teistest süsteemidest. Daily Sabah märgib, et vaid USA-l, EL-il, Hiinal ja Venemaal on sellised süsteemid ja neist 4-2 ei aita peaaegu kindlasti Iraani. Hiina võib seda teha, kuigi sellega riskib ta USA viha esilekutsumisega. See jätab alles Venemaa, mis näib olevat kõige tõenäolisem kandidaat, kes võiks Iraanile pakkuda satelliitnavigatsiooni tehnoloogiat, mida tal on vaja oma rakettide ja droonide väljalaskmiseks.
Venemaa on samuti pakkunud Iraanile satelliidipilte, teatab Wall Street Journal. Kuid see kõik on üsna lihtne kraam, vähemalt võrreldes kosmosesõjaga, mille USA on valla päästnud. Kui Putin soovib USA suhtes rohkem mõju, võib ta Iraani alt vedada ja ligipääsu ära võtta, jättes Iraani kosmoses ilma võimaluseta USA-le kahju teha. Millisesse olukorda see kõik Iraani jätab? Kõik, mida selle režiim praegu teha saab, on vaadata taevasse, mida ta enam ei kontrolli, ja kaugemale kosmosesse, kus USA on satelliidisõja juba enne selle algust võitnud. Iraani satelliidid on nüüd kasutud, kuna kosmoseväe juhatus puudub. Ameerika satelliidid tuvastavad raketid kiiresti ning Iraan maksab selle eest. Kuid Iraan ei saa pilvedes hõljuda. Maa peal ründab USA neid sama tugevalt kui varem ja võttis neilt viimase asja, mis neid elus hoidis. Tahad teada, mis see oli? Vaata siis meie videot, mis räägib USA tohutust löögist ja sellest, mida see võib tähendada Iraani majandusele, kui riiki pommitatakse iga päev operatsiooni Eepiline raev käigus. Kui video meeldis, telli kanal, et The Military Show videotest mitte ilma jääda. Aitäh vaatamast!